on üks lugude žanr, mida ma ajakirjanikuna eriti suure heameele ja õhinaga teen. Eesti ettevõtete edulood maailmas. Kui tõesti suurtest mõtlema hakata, meenuvad kohe maailma muutnud Skype, TransferWise, nüüd Wise ja Bolt. Üha enam on selles reas kohta väärimas ka Skeleton. Maailmas on kõige kallimaks ressursiks saamas energia. Skeleton toodab suure võimsusega energiasalvesteid, mida üha enam vajatakse. Kohe näemegi, mida see Eesti firma täpselt teeb ja miks ta tootmine Eestis ei asu. Hispaaniat ja Portugali tabas täna ulatuslik elektrikatkestus, mis jättis miljonid inimesed vooluta. Samuti on teateid, et elektrikatkestused on mõjutanud piirkondi Belgias ja Prantsusmaal. Tuled kustusid, transport seiskus, internetiühendus katkes, küberrünnak, Venemaa sabotaaž, teooriaid liikus otsemaid palju, kuid esmakordselt Euroopas sellises mastaabis toimunud elektrikatkestuse tegelik põhjus oli võrgusagedustes tekkinud ebastabiilsus. Abiks kriisi ennetamisel võinuks olla, näete, see pealtnäha kile, mida meile Skeletoni Saksamaal Leipzigis asuvas tehases näidatakse. Ta sisuliselt on foolium, mille peal on kiht süsinikku. See ongi siis superkondensaatori elektrood. Sel keerulise nimega kilematerjalil superkondensaatoril selgub, ongi supervõimed. Tavapäraselt ei peaks nägema meie tooteid, nagu te ei peaks nägema inimese skeletoni. Aga me oleme just see osa süsteemist, mis kõige karmimal juhul tagab, et süsteem toimib ja tagab, et tuled on põlemas. Skeletoni üks rajaja ja juht Taavi Madiberk ei pea end küll selgelt nägijaks, kuid Hispaania ja Portugali laadse pimedusse vajumise eest on ta hoiatanud juba aastaid. Ma ütlen ausalt, me oleme käinud klientidele rääkimas juttu, et Euroopas tulevad voolukatkestused ja blackoutid juba üle 10 aasta. Ja aastaid mõelda, et nojah, et Skeleton siin räägib seda juttu, aga on selge ju, et me tahame enda tooteid müüa. Aga peale suuri blackoute Hispaanias ja Portugalis kõik Euroopa põhivõrgu ettevõtjad on selgelt aru saanud, et voolukatkestused on täna reaalsus. Mida siis Skeletoni superkondensaator täpselt teeb? Skeleton salvestab siis enda tootes energiat ja vabastab seda ülimalt kiiresti mõne sekundi jooksul. Nagu patarei. Nagu patarei, aga vahe võib-olla on selles, et Skeleton on nagu Usain Bolt. Ja teate, kui te Usain Boltilt küsite, et hakake jooksma maratoni mitu tundi. No võib-olla te ei saa väga positiivset vastust, aga alla 10 sekundi tipuvõimsuses ei saanud keegi vastu Usain Boltile. Ja meie oleme energiasalvestite Usain Bolt. Ja see Skeletoni supervõimas tehnoloogia on leiutatud siin, meil, Eestis. Autoreiks Jaan Leis, Mati Arulepp ja Antti Berkson. 4 aastat tagasi said nad tiitli Euroopa aasta leiutajad tööstuse innovatsioonis. Skeletonil, mis teaduse tootmisesse viis, on nüüd üle 70 patendi ja jõutud on muljetavaldavate saavutusteni. Kui ostate moodsaima BMW, on aktiivvedrustuspaketis Skeletoni tooted. Skeletoni kasutab Volvo, superkondensaatorid on Poola ja Saksamaa trammides, elektrivõrgu lahendustes Prantsusmaal, Saksamaal. Skeleton on Euroopa raketi- ja lasersüsteemides, ka Ukraina soomukite mootori käivituses. USAs on Skeleton uuema põlvkonna AI-keskustes. Loetelu võiks jätkata. Skeletonil on 2 tehast. Üks Soomes, kus toodetakse superakusid, mis on klassikalise aku ja superkondensaatori hübriid, kuid selleks, et näha firma kõige suuremat tootmisliini, tuleb sõita Saksamaale. Ja täistunnil esimese Eesti telesaatena ongi nüüd võimalus selles eestlaste rajatud Leipzigi supertehases, maailma suurimas superkondensaatorite tehases ringkäik teha. Siim-Erik Alamaa on Skeletoni mees Havannas, täpsemalt muidugi Saksamaal, kes juhtis sealse esimese Dresdenis asunud tehase ületoomist Leipzigisse, kus tootmine nüüd juba suurel skaalal. Ta ise alustas muide 7 aastat tagasi Skeletonis praktikandina, aga nüüd saab öelda lausa nii. Mida me näeme, on tegelikult maailma kõige suurem superkondensaatorite tehas. Maailma kõige suurem tehas. Maailma kõige suurem. Tõenäoliselt ka üks üsna kõige rohkem automatiseeritud tehaseid. Et tegemist on üsna targa tehasega ja saadab siis kaupa klientidele üle kogu maailma.
Ja see on siis see maailma kõige pikem liin. Just. Tegemist on siis elektroodi tootmisliiniga, kust siis kogu superkondensaatori tootmine pihta hakkab. Tegemist on sisuliselt siis 100 meetrit pika liiniga, circa 10 meetrit kõrge. Elektroodi tootmine algab sellest, et me võtame kokku segatud elektroodi massi, mis on süsinikupõhine aktiivmaterjal, siis me võtame fooliumi ja katame selle fooliumi siis süsinikuga. Kuna see süsinikumass esialgu on vedel, siis ütleme sisuliselt see 100 meetrit pikk liin on nagu suur ahi, kus me siis nii-öelda kuivatame selle vee välja ja mis liinist välja tuleb, ongi siis lõpuks nii-öelda selline peenike elektrood, kus süsinik ja aktiivmaterjal on tihkelt fooliumi peale pandud. Ja see on siis see, mis lõpuks läheb superkondensaatori sisse, mis siis lõpuks ongi see, kuhu see energia salvestatakse, laetakse täis tühjaks. Kui palju siis energiat mahub selle musta pilma peale? Kui ma toon võrdluse sellise tavalise kondensaatoriga, mida kasutatakse näiteks elektroonikatööstuses, siis seal tavaliselt kondensaatori mahtuvust mõõdetakse mikrofaradites, paarkümmend mikrofaradit näiteks. Need kondensaatorid, mida meie toodame, siin me räägime 3000-4000 faradit, mis on siis isegi mitte sadu, aga tuhandeid kordi suurema mahtuvusega. Alates mullu novembrist, kui peaminister Kristen Michal Leipzigi tehase avas, toimub töö 3 vahetuses, ööpäeva ringselt, pühapäevad, mis Saksamaal pühad, muidugi vabad vahepeal. Tehas on disainitud selliseks, et see lõpuks saavutab võimekuse toota kuni 12 miljonit kondensaatorit aastas. Kokku 170 töötajat, kolmandik tootmises, paljud teadusarenduses. Laborid on siinsamas. Valdav osa on sakslased, aga meil on circa 40 erinevat rahvust. See nišš, kus me töötame, see on niivõrd spetsiifiline, et teinekord ühest linnast ja isegi ühest riigist ei ole seda kompetentsi lihtsalt saada. Et Skeletonile konkurentsi pakkuvad tehased on Hiinas, Hiina töötajaid Leipzigi tehases ei ole. Kuid on räägitud, et tehase läheduses on märgatud hiinlasi, kuidas öelda, Saksamaa vaatamisväärsustega tutvumas. Hiina ja lääne vahelises halastamatus konkurentsivõitluses on Skeletonil suur trumpkaart. Me ei kasuta liitiumit, me ei kasuta igasuguseid haruldasi muldmetalle ja meil on täielikult Euroopa põhine väärtusahel. Ja jällegi 5 aastat tagasi, kui me seda juttu rääkisime, siis kõik mõtlesid, et vaadake, meil on siin globaalne maailm, meil on siin kaubandussuhted, et see ei ole üldse oluline. Aga tänaseks on kõigile selge, et see on strateegiline eelis. Leipzigi tehase lõpptooted, kuhu superkondensaatori kile on sisse rullitud, on sellised. No näevad välja need kondensaatorid nagu Coca-Cola purgid. Nii ta on, jah. Siin on siis tulevik, siin on meie kõige uuem, kõige huvitavam toode, mida praegu siis tehisaru arendajad kasutavad. Et tehisaru teatavasti iga kord, kui ta arvutab või kui ka tehisaru treenitakse, see kulutab olulisel määral energiat. Suure osa siis sellest energiast omakorda saavad anda superkondensaatorid. Kasutades niisuguseid mooduleid tehisaru andmekeskustes, siis on võimalik nende arvutusvõimsust, ütleme, kuni 40% kasvatada. Muidugi tekib küsimus, et miks ei võiks selline tootmine olla Eestis, anda meil paljudele tööd. Tänast maailma vaadates ei peaks küsimust ehk nii üldse püstitama, leiab Madi Perk. Ma arvan, et väiksele riigile on oluline see, et millist mõju väikse riigi ettevõtted saavad globaalselt omada ja me ei peaks nii palju mõtlema selle peale, et kas kõik tegevused on Eestis. Öelge üks globaalne ettevõte, kes toimetab ainult ühes riigis ja eriti väike riigis. Aga mis on oluline? Meie peakontor on Eestis, meie teadus-arendustegevus ka täna suures osas toimub Eestis ja nii me plaanime, et see jääb ka lähiaastatel. Samas on oluline siiski ka see, et Skeletoni superkondensaatoritel on märge Made in Germany, kvaliteedimärk globaalturul. Me peame tootma seal, kus on kõige kõrgem kvaliteet ja seetõttu me valisime just Saksamaa. Muidugi on ka Saksa riik huvitatud, et Skeleton seal toodab. Saksa riik kannab teile ka soodustusi, maksusoodustusi. Ja, see on selge, et Saksamaa, Prantsusmaa, teised suured Euroopa riigid muidugi suudavad rohkem panustada. Ja Saksimaa on olnud väga toetav, ka nüüd uue tehase ehitamisel panustasid nemad umbes 1/4 kogu kapitalist.
et Saksa tehase maksumus meil oli 220 miljonit ja Saksimaa ja Saksamaa riik kahe peale siis panustasid 51 miljonit. Kuigi Saksamaa tugevalt Skeletoni toetab, on ettevõtte omanike ringis Eesti investorid ja firmad. Osalus on Harju Elektril, mille enda kõige tuntum toode alajaamad on kõikjal üle Eesti osaks harjumuspärasest elupildist. Harju Elekter investeeris Skeletoni üle 10 aasta tagasi. Nägime, et on väga kasvav vajadus erinevate salvestustehnoloogiate poole ja nägime tugevat potentsiaali. Nüüd 11 aastat hiljem, kas see potentsiaal on realiseerunud? Potentsiaal realiseerub ilmselt siis, kui midagi rahavooliselt ka tagasi tuleb, kuid et nähes seda teekonda, et see teekond võib-olla on võtnud mõnevõrra kauem aega, aga siiski plaanipärane. Räägime kasumist ka, kui palju te juba praegu teenite, palju seda tulu tuleb või on see kõik prognoos tulevikku? Skeletonil 2025 käibemahtudes oli rekord aasta, kuigi meie tehased avanesid alles aasta lõpus. Nüüd kasumisse me jõuame käesoleval aastal ja me hetkel vaatame aktiivselt laienemist ka Ameerika Ühendriikidesse. Sest on selge, et täna pool meie käibest tuleb juba USA-st ja me peame lõpuks olema klientidele lähemal. No ambitsioonist teil puudu ei ole. Teate, kui te olete kasulik, siis teatud hetkel te olete ka väga kasumlik. Ja täna on selge, et Skeleton on jõudnud faasi, kus käesoleva aasta lõpus oleme mitte ainult kasulik, vaid ka kasumlik. Skeletoni haaret näitab seegi, et kohal oldi äsja maailma olulisemal äritippude kogunemisel Šveitsis Davoses, kus oli palju juttu suurte tehisharu AI andmetöötluskeskuste energiavajadustest. Skeletoni jaoks on see plahvatuslikult kasvav turg. Kuigi tehisharusektorist on Skeletonil oodata üha uusi suurtellimusi, ei välista ettevõtte, et võib ka ise ühel hetkel oma AI-keskusi rajama hakata. Nii et ambitsioonidest Skeletonil juba puudu ei tule.